olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, olukorrast digiriigis taas eetris ja kui me oleme rääkinud siin päris paljudest toredatest edulugudest, mis Eesti digiriiki puudutavad oma eelmistes saadetes, siis on hea võib-olla ka tähelepanu pöörata sellele, et ega me nüüd väga vaka all ka ei hoia neid oma digilahendusi ja oleme üsna usinasti, kui selle asja kohta nii võib öelda, siis eksportinud oma kogemusi ja tooteid ka arvatavasti siis. Nii et tänase saate fookus ongi sellele, et kas ja kui palju ja kui edukalt me oleme siis suutnud oma kogutud tarkust väljapoole Eestit edasi anda ja mitte ainult anda, äkki oleme ka selle eest mingisugust tasu saanud. Nii et sellised teemad siis täna ja selleks on täna siia stuudiosse tulnud Glen Jäärats, kes on Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ehk siis lühidalt STEV-i tegevjuht. Tervist! Tervist! Kas ma rääkisin õiget juttu siia saate sissejuhatusse, et oleme me midagi eksportinud siis ka ikka või alles üritame seda teha? Sest et tegelikult avalikkuses on olnud erinevaid signaale selle kohta, et on pigem ka öeldud seda, et me väga ei saagi eksportida, kuivõrd Eesti eraettevõtjad liiga vähe saavad üldse riigitellimustele ligi näiteks ja nii edasi. Et mis see olukord laias laastus täna on, et oleme me selles vallas tublid eksportijad? No me just hiljuti lõime kokku, kui palju meil on olnud ettevõtteid, kes on STEV-i kaudu kaasa löönud ja ma arvan, et see mõne kuu tagune number oli umbes 70, et me lõime seda kokku ka selle tõttu, et me tegeleme Ukraina ülesehitusega ja see aspekt on alati väga oluline olnud. Ma igaks juhuks raadiokuulajaks kindlasti rõhutan seda, et arengukoostöö eesmärk kindlasti ei ole eksport iseeneses. Eksport võib juhtuda selle töö käigus ja võib-olla see on ka loomulik osa sellest, aga arengukoostöö peamine eesmärk on ikkagi nagu aidata sellel riigil või sellel partneril areneda ja see tähendab nagu seda, et tema vajadused tulevad ikkagi ennekõige, tema vajaduste mõistmine, probleemide mõistmine tuleb ennekõike ja see, kas meil on selle vajaduse rahuldamiseks mingisugune lahendus või me jätame selle töö näiteks kõrvale, on kindlasti midagi, mida me saame öelda, et kas me võtame nagu töö sisse või ei võta töö sisse, et meil on see valiku koht alati olemas, aga meil on oluline aru saada just partneri vajadusest, et ei ole arengukoostöö erineb äridiplomaatias kindlasti selles osas, et me pakume valmis lahendusi, meil on sellised lahendused ja me üritame saavutada turuosa, siis vastupidi, me üritame lahendada probleeme ja probleemide lahendamise käigus võivad juhtuda suhted Eesti ettevõtete vahel, Eesti riigi vahel, Eesti kodanikuühenduste vahel ja sealt edasi võib kasvada ka äri ja sealt edasi võib kasvada veel midagi või ühine tegutsemine või investeeringud või kohale jõudmine, et need kõik asjad on asjad, mis meid rõõmustavad, mida rohkem suhteid meie ettevõtete vahel, mida rohkem suhteid meie partnerite vahel, seda parem ja see ütleme, on ka selline võit-võit lahendus, et võit-võit lahenduses on tähendus ka nii, et eks partner ka tahab töökohti saada, partner tahab ka investeeringuid saada, partner tahab ka majandusarengut saada, et ta ei taha lihtsalt osta mingit asja, et mingi asi võib lahendada osa probleemist, aga teda kindlasti huvitab, et see ettevõte, kes siis kohale jõuab ja see kindlasti on ka üks nendest sõnumitest, eriti kui me mõtleme jätkusuutlikkusele, et ettevõtted loomulikult alati võivad müüa oma tooteid ja teenuseid ja samamoodi ka kodanikuühendused pakkuda oma teenuseid ja teadmisi, aga pikemaajaliselt on loomulikult jätkusuutlik ainukene see, et ikkagi minnakse koha peale ka ja töötatakse laiema ulatselt. Nii et meie selles mõttes oleme värav oma ettevõtetele asutustele ja meie missioon kindlasti on vahendada Eesti kogemust ja see Eesti kogemus ei ole ainult Eesti riigi kogemus, vaid ka üldse Eesti ühiskonna kogemus ja milles on ka väga erasektori roll olemas. Aga me oleme niimoodi tagasihoidlikult kokku arvestanud praegusel hetkel, et üks Eesti riigi euro on täna tagasi toonud näiteks Aafrikas 7, nii et me oleme suutnud Eesti raha maksma panna ja ma loodan, et nüüd, kus me oleme ka samba hinnatud, me saame seda kogemust veel rohkem välja viia. No me oleme ühiskonnas kuidagi ikka veel natukese selle suhtumisega, et me oleme justkui ise need abivajajad ja abisaajad, et me nagu võib-olla natukese vähe mõtleme selle peale, et me oleme nii hästi juba läinud, et me ikkagi oleme abiandjad ka.
et noh, siin inimestega kõneledes, eks ole, et Euroopa Liidu suurim väärtus on see, et me saame neid eurotoetuseid, eks ole, et keegi ei mõtle selle peale, mis ühisturg, vaba liikumine, kaupade inimeste ja nii edasi, vaid ikkagi, et saadakse aru, et mingid toetused tulevad kuskilt, et kas STEV on, ütleme siis arenguabi agentuur või mis asi on STEV tegelikult täpsemalt, et äkki kuulajale oleks seda hea teada, et kas see on nüüd ongi selline asutus, mis siis Eesti rahva raha annab kusagile teistesse riikidesse siis omakorda, et nemad saaksid areneda? Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus või inglise keeles me kasutame ka isegi agency, et olla paremini arusaadav oma partneritele, sest me oleme siiski riigi loodud sihtasutus, on ikkagi oma olemuselt välispoliitika tööriist, et meie erineme väga palju selles valdkonnas võib-olla ka töötavatest asutustest, muuhulgas ka Eestis, selle poolest, et me oleme ikkagi Eesti riigi loodud ja Eesti riigi looduna oleme me ka seotud Eesti riigi arengukoostöö ja humanitaarabi strateegiaga ja sealt omakorda siis selle rakendusasutus, kes meil on ette antud riigid, kus me töötame, meil on ette antud piirkonnad, kus me töötame ja siis me ka loome suhteid seal oma partneritega, proovime leida ka täiendavat doonorrahastust selle nimel. Et meie ei ole tõesti see asutus, kes Eesti riiki sisse on kuidagi suunatud arengukoostööna, et meil on mõned partnerasutused, kes töötavad mõlemad pidi, näiteks Lätis ja Leedus, aga selles mõttes on ühisosa, et ka meie oleme seotud sellise rakendusasutusega küll koostöölepingutega, nagu on Riigi Tugiteenuste Keskus, kes Eestis on struktuurivahendite nagu valitseja. Ja ma arvan, et see teine seos ja ka meie tänase teemaga on ikkagi see, et Eesti riigi digiareng on märkimisväärses osas üles ehitatud tänu Euroopa Liidu investeeringutele, mida me oleme saanud ja mida sa siin ka mainisid. Et meil võib olla olnud ju häid ideid, aga kapitali ja teadmisi võib-olla tihti ei ole selleks nagu olnud. Ja kusjuures need lahendused ja rakendused, need on ka asjad, mida meie maailma oskame edasi anda, sest me oleme neid keerulisi probleeme lahendanud ja maailmas võrdlemisi unikaalsel viisil, et siin on võib-olla täna ainulkene paralleel, mida ma oskan tuua on Ukraina, kes teeb täna fantastilist tööd ja kellel tasub silma peal hoida, sest see energiatase ja asjad, mida seal tehakse, on kindlasti sellised, kus meil tasub vaadata, sest täna on nemad see riik maailmas, kes kindlasti sellist digiarengut oma riigis juhib ja seda kahjuks nendel tingimustel, mis on väljast nagu antud. Aga see seos on omavahel olemas ja meie olemegi nagu riigiasutus, kes seda teeb, et Eesti arengukoostöös on neid asutusi ja ettevõtteid, eraettevõtteid, kes ka Eesti digiarengut aitavad edendada igal pool maailmas, ka Ladina-Ameerikas, ka Okeaanias, Aasias, teisi ka, E-riigi Akadeemia on teinud suurepärast tööd Eesti digiarengu tutvustamisel juba 10 aastaid. Meil on olemas konsultatsiooni ettevõtteid, kus töötavad ka mitmed Eesti endised riigiametnikud, kes on asju ehitanud, kes on väga aktiivsed selles maailmas, töötavad ka Aafrikas, hoopis teistes kohtades, kus on meil ette nähtud. Nii et meie vahe on nagu see, et Eesti riigil on arengukoostöö strateegia, mis näeb ette, et me töötame Euroopa riikides, milles siis on Ukraina, Moldova, Armeenia ja oli ka Gruusia, oli ka servapidi Valgevene, nii et endistes nii-öelda idapartnerluse riikides, kuigi elu on edasi läinud ja meil on Aafrikas 4 riiki, Keenia, Uganda, Namiibia ja Botswana ja see strateegia on natukene muutumas regionaalsemaks, et me saame vaadata ka regionaalsemaid arenguid riikide vahelisi, aga laias laastus see piiritleb ka ära meie peamise nagu tööpiirkonna ja me töötame strateegia ette nähtud valdkondades, et me aitame demokraatia ja õigusriigi teemadega, mis on üsna lai ja eriti näiteks idapoolsetes või Euroopa riikides tähendab see ka Euroopa integratsiooni toetamist, kus on alati ka digikomponent, sest digi on meile läbiv teema. Meil on väga tugevaks arenenud haridusportfell, nii et haridus ja hariduses on ka Eesti haridustehnoloogia ettevõtted, on võrdlemisi aktiivsed muuhulgas meiega koostööd tegema. Lisaks on meil ettevõtluse, innovatsiooni ja rohepöörde suund, sest nagu ma ütlesin, tegelikult kohapealsed
partnerid ikkagi ootavad panust oma majandusse, panust oma töökohtadesse, panust sellesse arengusse, et riik areneb, teenused saavad kättesaadavaks ja nii edasi, et ja lõpuks on meil ka olemas ehituse valdkond, aga see piirnub ainult Ukrainaga ja ainult peamiselt ikkagi Žõtomõri piirkonnaga, sellepärast, et meil on Ukraina ülesehitus täiesti eraldi prioriteetne teema, nii et Ukraina ülesehitus ka meie riigi poolt antavatest vahenditest on, kui ma ütlen, suurusjärgus 2/3. Nii et Ukrainas on meil väga-väga palju projekte ja neid kokku on täna üle 100 ja aktiivseid projekte on meil umbes 130. Ja võib-olla kuulajaks on oluline aru saada ka see, et me üritame olla ikkagi nagu vahendaja tähenduses, et me oleme projektide arendaja, me disainime, me loome suhteid ja partnerlusi, aga me alati siis kõigi nende võimaluste piires, mille riigihangete seadus meile ette näeb, proovime leida rakenduspartnereid ja ma usun, et suuremas osas on need rakenduspartnerid ikkagi Eestis pärit. Ja see on ka see põhjus, miks ma ütlen, et meil näiteks Ukrainas lugesime kokku, ma arvan, üle 70 Eesti ettevõtte on käinud seal nüüd töid tegemas. Nii et selles mõttes me ei kavatse arengukoostööd ise ära teha ja meie jaoks on väga oluline, et meie partnerid oleksid suutelised ja tahaksid ka neid töid ette võtta. Ühesõnaga, STEV ei ole mitte lihtsalt mingisugune abiorganisatsioon, vaid pigem ma saan aru, et rohkem räägime sellisest koostööplatvormist, et ma ei tea, kui inimesed saaksid täpsemalt aru, sest et tõesti inimestel ei ole võib-olla liiga suurt ettekujutust, et see koostööplatvorm on võib-olla õigem rääkida sellest terminist, et aga kui lihtne on üldse Eesti digilahendusi või meie seda ütleme siis kas või digivalitsemist ja kõiki neid lahendusi nagu mujal üldse kasutusele võtta, sest me oleme siin kuulnud, et me teeme mingi ägeda asja valmis, Eestis töötab jube hästi, kõik on kihvt, ja hakkad kuskil teises riigis seda sama asja tegema, no ei saa. Et ei ole skaleeritav, nagu moodne sõna öelda. Et kas on midagi, mida me oleme suutnud siis ikkagi viia mujale maailma ja mis on päriselt käima läinud ja mis töötab ja nii-öelda edulugu on? No skaleeritavus on täitsa omaette teema ja ma pean igaks juhuks võib-olla raadiokuulajale selgitama ka seda või meie podcasti kuulajale, et seda ei peeta ilmtingimata heaks tooniks sundida peale litsenseeritud tooteid arenguriikidele ja siis proovida litsentsidega raha teenida. Et üldiselt see ei kuulu arengukoostöös parimate praktikate poole. Õnneks või kahjuks Eesti kogemusele ei ole liiga palju karbi toodete lahendused, mis tähendab nagu seda, et me siiski lähme ja aitame lahendada probleeme ja neid probleemide lahendamise võimalusi on väga-väga palju olnud, et me oleme viinud koosvõime raamistikku, XT mõtet, nagu te teate, see ei ole küll STEV-i projektina olnud, aga näiteks Ukraina Trembita süsteem on põhimõtteliselt Eesti süsteemi koopia. Moldovas on M-Connect on väga sarnane lahendus sellele, kuidas Eesti välja näeb, mis on ka nagu osaliselt õpitud ja osaliselt on seda ka Eesti ettevõtted ehitanud, näiteks Kybernetica. Samamoodi Namiibias on olemas kahjuks küll mitte väga hästi juurdunud NAMX-süsteem, mis on väga XT-laadne süsteem. Ma tean, et Ida-Aafrikas on olemas Beninis ehitatud ka Kybernetica poolt XT lahendusi ja kõike seda teadmist, kuidas nagu tänapäeval asju teha, sest lõppkokkuvõttes enamus riike lahendab samu probleeme. Me lahendame neid lihtsalt väga erineval viisil ja see võib olla unikaalne viis, kuidas meie asju lahendame, on ikkagi meie enda kogemusest tingitult, et kuidas me oleme ühe ägeda digiriigi omal tööle pannud ja see tõesti praktikas töötab, kes on proovinud, võib-olla alati kasutajad ei ole nii õnnelikud, sest mida rohkem kasutad, seda rohkem tahad ka saada, aga see on väga-väga kaugel sellest, mis muus maailmas on olemas ja me oskame neid asju teha, sest me oleme neid ise läbi proovinud, ise läbi katsetanud, need asjad meil töötavad ja me oskame seda edasi pakkuda ja ma arvan, et see võib-olla see märksõna, mis eristab meid näiteks, ma ei tea, India võib-olla või Hiina või kellegi teise pakkumisest on see, et me oleme ikkagi ehitanud asju, mis on demokraatlike riikide süsteemidest nagu lähtuvad või aru saamad, et me oleme pannud ikkagi kasutaja või inimese kõige keskele ja me oskame ehitada inimesest lähtuvaid inimkeskseid nagu süsteeme, mis on väga-väga väärtustega seotud ja lisaks sellele, et me teeme nagu selliseid projektilaadseid asju, on meil olemas ka selline algatus nimega nagu GovStack.
kus me üritame tekitada ka standardeid, mis oleksid sellised inimkesksed ja mida saaksid kõik riigid, kes neid samu probleeme on, nad siis äriregister või XD või mingi muu asi, saavad võtta lihtsalt tehnilisi spekke või spetsifikatsioone ja neid kasutada oma teenuste ehitamiseks ja see siis tegelikult on ka osa, ma ütleks, väärtuste ekspordist, sest see ei ole nüüd, ütleme, selline viis, nagu võib-olla vanas koloniaalses süsteemis võib-olla keegi mäletab, et tuleb valge mees oma taagaga ja ütleb, kuidas elama peab, et tegelikult tehnilised kirjeldused aitavad rakendada ka väärtussüsteeme ja need, mida meie oleme ehitanud, ei ole autoritaarsed või diktatuursed, et tehnoloogial on alati kahe teraga mõõk, aga me oskame ikkagi lahendada asju sellisel viisil, nagu ühes vabas ühiskonnas asju tehakse ja see kajastub ka selles spetsifikatsioonis, nii et osaliselt me oleme alati arengukoostöös ka geopoliitilises võitluses, sest meie partnerid tulevad oma karbitoodetega, meie partnerid tulevad oma tehnoloogiliste sõltuvustega, nad tulevad võib-olla mingisuguse peidetud agendaga, nii et selline see, ütleme, konkurents ja rivaliteet maailmas välja näeb ja meie kindlasti oleme osa Euroopa ja lääne süsteemist ja oskame pakkuda neid asju, mille me oleme tee peal ära lahendanud ja ma arvan, et ega see ei ole ainult õpetamine, see on ka õppimine. Et me saame palju tegelikult tagasi ka, et kui me räägime näiteks Aafrikas, siis Aafrika on mobiilne, meie ja selles mõttes hoopis teine madala ühendusega proovida lahendada selles kontekstis nagu probleeme on midagi, mis meile ka oskustena juurde toob ja teisest küljest ma toon oma minevase kogemuse Euroopa Liidu asjades ja ütlen, et aga tihtipeale on need arengukoostöö partnerid ka need kohad, kus sa saad realiseerida ja proovida ja katsetada neid ideid, mida võib-olla arenenud ühiskonnas nii lihtne ei ole arendada ja proovida ja katsetada ja ma näiteks toon esile selle, et meil on ka projekt, et toetada täna Ukrainas tehisintellekti strateegia tegemist, agentne riik, mis on vist nüüd kõige suurem moesõna, et meil ei ole veel midagi sellist Eestis, aga eestlased aitavad seda teha Ukrainas, õpivad tänu sellele Ukrainast ka ja loodetavasti toovad siis seda ägedust meile ka koju kaasa. Ja samamoodi töötas see tegelikult Eestis, et ma mäletan, kui olles õigusvaldkonnas nagu toimetanud, siis meil käisid saksa professorid, kes olid ülirõõmsad selle üle, et nad said Eestis toimetada, sest Saksamaal ei lubatud neil midagi teha ja neil oli palju toredaid ja häid ideid ja nad said Eestis kasutada neid Eesti riigi arenguks ja me võtsime selle tavaliselt hästi vastu. Eesti on olnud selles mõttes küll väga osav selle asja ärakasutaja, et me olime justkui või oleme ka siiamaani ehk ka selline platsdarm eksperimentidele, et me saame, see on nagu riskiga asi, eks ole, aga teinekord võib sellest väga suurt kasu sündida. Absoluutselt. Ja me oleme muidugi proovinud, et see arengukoostöö ei ole mingisuguse vananenud vanade autode eksport, vaid see ikkagi on nagu ka tänapäevaste kõige viimaste nagu lahenduste kasutamine, et ma igaks juhuks mainin, et meil on näiteks kood Jõhviga, mida kõik Eesti inimesed vist teavad, on läbi meie proovimas ennast rakendada ka Keenias ja Ukrainas ja loodetavasti me saame seda tänu välisrahastusele, mis meil on ootel, veel laiendada edasi, nii Ukrainas kui ka võib-olla tulevikus Aafrikas, nii et me kõiki neid uusi asju oleme proovinud viia ka kiiresti maailmani, et maailm ei saa osa mitte ainult sellest, mida Eesti 20 aastat tagasi tegi, kes koos Eestiga töötab, vaid saab osa ka sellest, mida me täna ehitame. Nii et me hoiame silma peal oma partnerite arengutel ja kui neil on soovi minna maailma, siis kindlasti meie oleme nende jaoks aken maailma ka. Nii et ei ole probleemi, kui ma olen mingisugune, ma ei tea, iduettevõtja, mul on äge idee, tahaks teie abiga abistada kedagi teist siis, eks ole, piltlikult öeldes, et siis tasub teie jutule tulla, et teil ei tasu karta. Et teil on väga kindel oma see ringkond, kellega te tegelete ja kogu lugu, et mingid sellised uued ideed väga ei maksa tulla teie juurde.
Ei, vastupidi, et uued ideed on vägagi oodatud, sest nagu mõni hetk tagasi siin sai ka mainitud, meie ei kavatse tööd ära teha. Et me kavatseme olla tark tellija, me kavatseme kuulata oma partnerite vajadusi ja viia need vajadused kokku Eesti välispoliitika huvide ja Eesti ettevõtete ja organisatsioonide ja ka kodanikuühiskonna võimekusega aidata neid probleeme lahendada. Ja meil on väga palju olnud partnereid ka Eesti tehnoloogiasektor, meil on partnereid olnud ka nagu juba koha peal, ma ütleks, et Bolt on näiteks hea näide, kes on olemas igal pool, Keenias on ta olnud meie partneriks näiteks selle sama Code Nairobi projekti puhul, et inspireerida kohalikke noori õppima koodimudelit ja seetõttu võib-olla ka tulevikus olla nagu Eesti ettevõtetele, kes on ka laienenud tarkvarainsenerid või tarkvara töötajad, nii et selles mõttes on meil selliseid seoseid, tahaks isegi veel rohkem näha ja ma loodan, et Ukrainas samamoodi tekivad ettevõtted, meil on, osad on juba koha peal ja tahaks julgustada nagu minema ja arengukoostöö on üks viis tegelikult ennast proovida, kas siin turul oodatakse, aga ma arvan, et kõik meie partnerid üldiselt ootavad, et need, kes tahavad tulla, need mõtlevad tõsiselt ka koha peale minekule, koha pealsele partnerlusele, sellele, et ka kohapealsed ettevõtted arenevad, et see ei ole niimoodi, et lihtsalt mees metsast tuleb, müüb oma karbi komme maha ja läheb minema ja pärast vaadake ise, kuidas te nagu edasi saate, et ma usun, et see on midagi, mida me väga soosida ei taha, aga rõhutan, ma arvan, et järgmise mõne nädala jooksul me kuulutame välja uued taotlusvoorud, loodetavasti kõige suuremad taotlusvoorud Ukraina ja Aafrika suunas vähemalt ja taotlusvoor on kindlasti see koht, kus saab ennast proovile panna, kindlasti tuleb muidugi lugeda meie nõudmisi ja tingimusi, mis selles voorus on ja võimalikult hästi proovida neile vastata. Aga need on ennekõike need kohad, kus partnerid saavad oma ideid proovida ja saada osalist või kaasrahastust sellele projektile. Kui oleme meie arendanud ise projektid valmis, siis see tavaliselt läheb kas riigihangetena välja, oleme uuendamas ka oma IT-raamhanget värskelt, nii et IT-ettevõtetel kindlasti tasub mõelda selle peale ka. Meil on täna raamhanke süsteem, millest me saame kiiresti kaasata, kus on sees 100 Eesti IT-ettevõtted, kes saavad teha meile kiirelt konkureerivaid pakkumisi. Me oleme seda uuendamas, sellepärast et meil on ka täiendavat välisrahastust sisse tulemas. Ja lõpuks avaliku sektori asutustega me saame teha ka koostöölepingutega partnerlusi, mida riigihangete seadus võimaldab, nii et ootame nii avaliku sektori, erasektoriga ja kodanikuühendusi meiega koostööd tegema. Need kõik on tegelikult oodatud, et ei ole nii, et ainult eraettevõtted, et meil ongi ju Eestis, nagu siin alguses sai räägitud, et paljud digilahendused on ju loodud avaliku sektori poolt, et nad ei ole erasektori loodud tingimata. Meie suured IT-majad on olnud ise selle taga, eks ole. Nii et avalik sektor on olnud ka tihtipeale tark tellija, kus ehitajaks on olnud ikkagi Eesti erasektori ettevõtted, aga loomulikult ma usun, et partnerid tahavad ka näha seda, et sa oskad lahendada probleemi, mitte ei paku ainult IT-lahendust, nii et see, kuidas sellist tervikpakkumist nagu kokku teha partneritele, kus sa suudad vaadata võib-olla tihtipeale ka seadusandlust, suudad vaadata äriprotsesse ja siis ehitada sinna juurde ka digitaalse rakenduse, mis neid kõike nagu aitab ellu viia ja seda teenust siis lõpptarbijale ka kättesaadavaks teha, et see on nagu see, mis ma arvan on see suund ja ma arvan, et Eesti ettevõtted, kes on sellel turul, kindlasti saavad ka aru, et sa pead müüma ikkagi lahendusprobleemidele, mitte lihtsalt lahendust. Mismoodi te üldse neid sihtriike välja valite, et ma tean seda, et STEV on ju asutatud Eesti idapartnerluse keskuse baasil, omal ajal oli selles mõttes ka meedias natukese kisakära selle ümber, et kui Eesti idapartnerluse keskuses sai STEV, eks ole, siis tulid juurde ju lisaks nendele Ukraina ja nendele riikidele ja siis need Aafrika asjad, siis öeldi, et liiga palju auru läheb sinna Aafrikasse ära, miks me ei tegele enam selle idapartnerlusega nii palju kui varem ja nii edasi. Kuidas see valik täna üldse käib ja kas see tasakaal ja ressursside jaotus on täna niimoodi õiglane või õige? Kuidas seda üldse mõõta muidugi?
Noh, mingit välist mõõdupuud ei ole, et meie jaoks valikute tegija on ikkagi ennekõike Välisministeerium. Nagu sai öeldud, siis meil on olemas arengukoostöö strateegia. Arengukoostöö strateegias on ette nähtud riigid, kus töötada ja valdkonnad ka, kus töötada. Välisministeerium on hetkel seda ümber vaatamas tähenduses, et noh, ka rakendusasutus, ehk siis meie oleme oma 6 samba hindamise läbinud ja see on avanud meile uusi võimalusi näiteks regionaalselt töötada, aga üldiselt on niimoodi, et kui meie kas mingisse uude riiki lähme või projekti peaksime selles kontekstis ka disainima, ka siis, kui see on näiteks regionaalne projekt, siis on meil alati konsultatsiooniprotsess Välisministeeriumiga, nii et meie omal algatusel üldiselt uutesse kohtadesse ka nendel samadel põhjustel, mida sa mainisid, ei lähe. Meil on Välisministeeriumiga väga hea koostöösuhe ka selles osas, milliseid projekte me teeme, eelarve kaitsmise protsess, nagu see ikkagi käib, kus me ka oma projekti ideed, mis meil endal on, oleme üritanud ära sõnastada järgmiseks aastaks. Minul on see protsess koheselt jälle ees, nagu ikka avalikus sektoris on. Ja siis on meil ka selline asi loomulikult nagu asutaja ootus, ehk siis asutaja ootusega ka määratakse selgeks, mida meilt asutaja ootab, ehk siis Välisministeerium. Nii et meie oleme nagu selles mõttes ikkagi Eesti välispoliitika tööriist ja meie eesmärk on välispoliitika tööriistana ka selliseid suhteid luua, mis Eestile kas heaolu loob või Eesti iseseisvust tagab või Eesti julgeolekut tagab, et seetõttu ka need riigid. Alguspunkti ma ei oska tagasi minna, sest ma ei olnud päriselt seal, olen neid vestlusi ka ise lehest lugenud, aga ma arvan, et täna ikkagi ma usun, on Eestile üks nendest väljakutsetest on ikkagi leida uusi turge, uusi kohti, kuhu minna, et me võiksime ikkagi mõelda sellele, et me saame osa sellest kasvust, jõukusest ja arengust ka, mis meile võib-olla kõige lähemal kontinendil aset leiab, mis on hirmus kiiresti kasvamas. Ja ma tahan öelda ka seda, et ettevõtted, kes meiega on seal töötanud, on tihtipeale tahtnud seda teha, mõtlevad ka kohale minekule ja ma usun, et ka Eesti välispoliitika mõtleb suuremale kohalolekule täna Aafrika kontinendil. Nii et kuidas see valik alguses juhtus, ma arvan, et on tõenäoline, et tänu sellele lihtsalt, et kellel oli mis kogemusi, mis tegevusjälg, mis meie riigi, ütleme, profiiliga kõige rohkem seostub. Me oleme Ida-Aafrikas peamiselt inglise keelt kõnelevates riikides siiski ja seda üsna teadlikult arvestades nii Eesti riigi enda kui ka meie partnerite nagu suutlikkust. Nii et aga lõppkokkuvõttes, kui on vaja uksi avada, kui me saame ikkagi aidata kaasa kedagi nende suhete vahendamisel, ka siis, kui tegemist ei ole meie prioriteetriigiga, siis me oma missioonina ikkagi nagu oleme seda näinud, et võimaluste piires me ikkagi oleme ka selleks väravaks, kes saab natukene raskust ja jõudu lisada sellele, et Eesti ettevõtted, kes vaatavad ka mujale või Eesti kodanikuühendused, kellel on vaja abi, vähemalt sellise poliitilise moraalse toe meilt nagu saavad, isegi kui meil ei ole mitte mingisugust voli Eesti maksumaksjate raha sinna panna. Nii et me ikkagi laias laastus üritame arendada suhteid ja Eesti digiriigi edulugu, ma arvan, on midagi sellist, mis on nagu täiesti unikaalne ja mida kogu aeg küsitakse. See on ka üks põhjuseid võib-olla, miks nagu meiesugune asutus loodi, sellepärast, et neid küsijaid, kes tahavad Eesti reformikogemust saada, kes tahavad Eesti teadmist saada, kes on lugenud Eesti hariduses, kes on lugenud Eesti digiriigist, ja ega see digiriik ei ole asi iseenesest, digi on lihtsalt tehnoloogia, et tehnoloogia rakendab ikkagi seda parimat teadmist, mida me Eesti riigi ülesehitamisel oleme kasutanud ja me siis üritame seda ka välja viia ja Eestis raha juurde tuua, et seda veelgi rohkem teha. Kuidas te ise hindate, kas Eesti Rahvusvaheline Arengukoostöökeskus organisatsioonina on oma ülesannetega hästi hakkama saanud, on teda vaja jätkuvalt ja ma tasapisi juhatan juba sinna tuleviku vaatamise juurde seda meie juttu, et kui kaua võiks sellist agentuuri üldse vaja olla, on see selline igavikuline töökoht või kuidas tundub see tulevik?
No minul ei ole ühtegi maagilist kera, mis ütleb midagi Eesti riigi tuleviku kohta või Eesti riigi institutsioonide tuleviku kohta, seda otsustab ikkagi Eesti rahvas ja Eesti valija iga 4 aasta tagant perioodilistel valimistel, mis on Eesti välispoliitika kurss ja riigi üldine kurss tegelikult. Et täna on olemas meil arengukoostöö strateegia aastani 2030, meil on olemas ÜRO kestliku arengu eesmärgid, millel on üles ehitatud tegelikult enda riigi strateegia Eesti 2035 ja ka tegelikult kogu arengukoostöö tulevik baseerub sellele. Milline saab olema ja milliste fookustega saab olema maailm pärast seda, on täna minulgi raske öelda ja need on küsimused, mida on ka küsitud tänase Euroopa Liidu eelarve läbirääkimiste pealt. Me teame, et meil on olemas geopoliitiline missioon ühendada Euroopa. Meie oleme kindlasti siin üheks, kuidas nüüd öelda, tööriistaks, et aidata seda teha, vähemalt Eesti kogemuse edasiandmisena, et toetada Moldova ja Ukraina saamist Euroopa Liidu liikmeks. Ma usun, et see on meil ainulaadne võimalus võib-olla põlvkonnas, et selline aken on avatud ja digikoostöö on kindlasti selle osa, sellepärast et erinevalt meie liitumisest aastal 2004 on täna igas valdkonnas väga palju asju, mis peavad praktilises elus töötama, et olla Euroopa Liidu liige. Just siin paar päeva tagasi tehti vist lahti entry-exit süsteem, mis on siis Euroopa Liidu piirivalvesüsteem, kus töötab biomeetria, mida peavad kõik meie partnerid ka üle võtma, nii et ma ütlen, et selles mõttes on see proovikivi Ukrainale ja Moldovale väga palju suurem. Et kas nüüd me oleme edulugu, ei ole vist enda hinnata, minult on oodatud seda, et me selle akrediteerimisprotsessi läbisime, see on nüüd läbitud, on oodatud, et me viime Ukrainas ellu projekte, nii palju kui mina aru saan, on see meil võrdlemisi edukas olnud Ukraina ülesehitusse kaasumine ja Žõtomõri oblasti valik, mida me teeme selle käigus. Ja lõppkokkuvõttes on meile ka eesmärgiks seatud täiendavat välisrahastust tuua, mida me oleme ka, ma arvan, see aasta teinud võrdlemisi jõudsalt, muuhulgas nüüd ka idapartnerlusriikides. Nii et meie täna loodetavasti ka selle toel oma edu najal võib-olla tahaksime loota, et suudame siit edasi ka kasvada, aga ma arvan, et partneritel on oluline siin ka öelda, et ega me ei saa kasvada neist mööda, et me peame kasvama ikkagi nagu koos, et meie partnerite suutlikkus teha suuremaid asju arengukoostöös ja võib-olla seada suuremaid eesmärke on ka midagi, millele nagu mõelda, et võib-olla koduturul siin väikses Eestis ollakse konkurendid ja vaadatakse üksteise peale natukene silmi kissitades, siis maailm on väga suur ja kui meiega suudame välisvahendeid juurde tuua, siis rahvusvahelises hanke olukorras kindlasti tuleb võistelda juba hoopis teisel tasemel nende lepingute saamise nimel, mis tähendab ka seda, et ka meie enda võimekus nagu pakkuda suuremaid projekte, kui me seni oleme teinud, on kindlasti väga oluline. Palju teie tööd see palju kirutud ja räägitud bürokraatia, kuulen sõna hange, siis juba natuke see jooksevad judinad üle selja. Kas mul on lihtsalt sellised hirmul on suured silmad ja mõned ettevõtjad asjata nagu nurisevad, et bürokraatia tahab ära tappa kogu ettevõtlikkuse, et kui palju seal teie töös seda te ise tunnetate, me räägime Euroopa Liidust, eks ole, ja sellest teemast, et siis kas on asjad piisavalt, ütleme, ladusad või on seal sellist hullu mõttetut bürokraatiat ikkagi, mis takistab? Ma nüüd, igal asjal, mida on juurutatud, on kindlasti olnud mingisugune mõte. Ja see nüüd on küsimus lõpuks ka selles, et kus sa leiad selle hea tasakaalupunkti, et mis on see bürokraatia, sest seda on alati võimalik põhjendada. Ma usun, et iga ettevõte ju teab, et ta saab ka auditist järeldused ja kui ta kõik need järeldused ja osundused ellu viib, siis elu saab tavaliselt jälle bürokraatlikum ja järgmine kord, kui ta auditeerimise läbib, siis ta saab järgmised ja siis see on iseenesest nagu
kuhjuv teema, et riigihanked ja läbipaistvus, ma riigihangete kohta tahan kindlasti rõhutada seda, et kui kuskil maailmas on olemas madalal rippuv vili teemal, et kuidas kiirendada nagu läbipaistvust ja korruptsioonivabadust, siis see on digitaalsed riigihanked. Et kui tahta teha ühte asja, mis toob nagu absoluutselt nagu esile ja võib-olla parandab mingisugust olukorda ühes arenguriigis kiiresti, on teha kogu riigi tellimus, sest riik on ikkagi väga suure osakaaluga turul avaliku rahaga ja kui seda onupoja poliitiliselt nagu rakendatakse, siis on tagajärjeks korruptsioon. Nii et selles mõttes riigihanke olemasolu ja viis, kuidas seda tehakse, on kindlasti väga-väga hea asi, kuidas me teeme, et loomulikult meie peame ka neid nõudeid täitma ja lisatähendus meie jaoks ka selles 6 samba protsessis on, et me peame täitma ka Euroopa Liidu finantsregulatsiooni, et me oleme selle samba hindamise protsessi läbinud, meid on läbivalgustatud, meil on ka seal soovitusi tehtud, nii et me ka täpsustame kordasid ja aeg-ajalt me peame tegema asju keerulisemalt ja raskemini ja see muidugi ei too mingisugust nagu igapäevast rõõmu, et minu jaoks näiteks on täitsa arusaamatu, miks me teeme tööajatabeleid. Et kui me näiteks ei hinnasta töötundi ja ei kirjuta selle eest arveid välja, siis ausalt öeldes nende tegemine on võimatu aru saada, et selle asemel võiks tegelikult leppida lihtsad reeglid kokku, nii palju, me ju projektide pealt näiteks teame, kui palju, mis asi enam-vähem nagu maksab, mis on üldkulu, mida me võiksime nagu arvestada, tegelikult võiks kokku leppida ja proovida hoopis nagu keskenduda eesmärkide saavutamisele, et võib-olla teinekord tekib küll tunne, et kuna eesmärkide saavutamine mõnikord on küsimisväärne, siis see, mida hästi mõõta saab, on protsessid ja seetõttu nagu selle dokumenteerimine on tõesti tehtud kohati liiga keeruliseks ja raskeks, kui kindlasti võiks leida üles lihtsustusi. Ja me just värskelt ka siin suhtlesime Eesti seisukohtade teemal, Eesti seisukohtade kujundamiseks Euroopa Liidu eelarveprotsessis ja andsime ka tagasiside, et me peaksime lihtsustamisele mitte ainult sellises ülemises korras, et kui mitu Euroopa Liidu fondi on ja kui lihtne on seal programmeerimine, vaid tegelikult vaatame ikkagi nagu seda alumiskihti, mida see raporteerimine kaasa toob, et see ülemise korruse lihtsustamine ei tooks kaasa seda, et tegelikult delegeeritakse alla palju keerulisem süsteem ja igapäevatasemel rakendajad võivad minna selle peale võrdlemisi hulluks, kui seda veel keerulisemalt ellu viia, et praegusel hetkel on just käes see hetk, kui me kujundame uut Euroopa Liidu eelarveprotsessi, selle rakendamist ja see on ka see koht, kus vaadata sellele teemale tegelikult peale ja meie tagasiside on olnud, et võib-olla on see koht ka, kus nüüd vaadata, kui keeruliseks me oleme Euroopa Liidu vahendite kaasamise muutnud, sest kui meie hakkame saama nüüd peale samba hindamist ka otselepinguid näiteks Euroopa Liidult, siis meil on kohustus anda need reeglid edasi kõikidele rakendajatele ja kui me seda ei tee ja kui me ei jälgi oma partneritelt nende reeglite täitmist, siis võivad meile tulla tagasinõuded ja seda me kardamegi nagu tuld, eks ole, seda tagasinõuet ja siis me olemegi võib-olla püüdnud siin ise natuke see pinti üle keerata, eks ole, ja pigem nagu asju siis nagu eriti turvaliseks selle ametniku jaoks teha, aga samas jälle see pärsib ju seda arengut, eks ole, kui sellist, nii et ma loodan, et siin nagu väga jälle üle võlli ei minda nende asjadega. No me kindlasti ei ürita üle rakendada, aga ala rakendada me ei tohi. Ja siis te lähetegi vangi. Ei küsimus, kas ei ole vangi, aga meil tekivad tagasinõuded ja tagasinõuded keegi peab katma, et kas seda kaetakse nagu STV enda poolt või nii edasi, et see on ka osaliselt poliitilise kokkuleppe küsimus alati olnud, meil on olnud liikmesriike, kes on võtnud suurema riski ja on lihtsalt otsustanud, et kui tekib mingi selline tühine tagasinõue, siis me katame selle ära, aga me ei lähe nagu nii kaugele, et minu meelest siin on Iirimaa on vist nagu hea näide olnud, et paljud riigid, kes Eesti on rakendanud Euroopa Liidu vahendeid erakordselt hästi, erakordselt heas summas, ma arvan, et me oleme vist, mul on meeles, et möödunud perioodil me olime 1-2 koos Leeduga, kes suutsid ära rakendada kõik Euroopa Liidu vahendid,
aga üldiselt nende edukamate pool on olnud need riigid, kes on natukene lubanud riski rohkem, et kui tekivad tagasinõudmed, me lihtsalt katame, aga see on kokkulepete küsimus, et mis juhtub sellises olukorras, kui tekib mingisugune, ma ei tea, tühine viga, keegi on ostnud, ma ei tea, pidi ostma punast kommi, aga ostis siniseid komme või palus, et poemüüjal oskaks ka eesti keelt selle juures rääkida ja see eesti keele nõue tegelikult oli midagi, mis hankereeglitega läheb vastuollu, et kes siis katab selle nagu mitteabikõlbuliku kulu, sellepärast, et mitteabikõlbulik kulu peab olema kaetud projekti arendaja enda poolt ja kuidas see siis nagu laheneb. Et ütleme, selliseid väikseid asju, väikseid vigasi võib kõigil töökäigus juhtuda ja kas see on siis nüüd nagu küsimus, kus et kui kaugele me läheme, et me võime järgmine kord selle veel karmimaks keerata, hakata nõudma siniseid ja punaseid kommipabereid, keeletõendeid, sealt veel edasi minna, lapsepõlve ka lugeda, CV-d ka lugeda, nõuda dokumente nende kohta, et see võimaluste ring on lõputu, kui kaugele annab minna sellega, et saada täielik kindlus. Ja nüüd on küsimus, et kus on see usaldus, et kus me ütleme, et see on fine, nii tehes on korras, või meil on ikkagi vaja dokumenteerida kuni lapsepõlveni ja kõik ära. Nii et see on nüüd nagu tegelikult otsuse küsimus ja ma usun, et leitakse ikkagi mingisugune kesktee, aga see laiem sõnum on ikkagi võib-olla see, et äkki me hakkame rohkem tulemusi vaatama, kas tulemused on saavutatud ja me ütleme, et mingisugused kulud võivad toimuda ainult mingisuguses määras, arusaadav, ühe raamatupidaja sisse mahub nii palju projekte, ühe projektijuhi sisse mahub nii palju projekte, ühe riigihankija sisse mahub nii palju riigihankeid, siis me tegelikult täna olles, ma arvan, aastakümneid Euroopa Liiduna seda kõike teinud, see andmestik on ju kuskil olemas, mis see optimum on, ja siis võib-olla saaks ära jätta mingisugused nagu asjad või öelda, et kui te siit üle lähete, siis on teie risk, ise katate. Et selle asemel, et võib-olla dokumenteerida iga sammu ja seda mitte ainult ühekordselt, vaid mitmekordselt. No kindlasti on see, võib ka siin turg paneb ju asja paika, eks ole, et siin kui väga üle keerata neid asju, siis lihtsalt ei ole enam neid taotlejaid siis, eks ole, või ütleme neid partnereid. Kas see maht, mis teil täna on nüüd nii avalikus sektorist, kodanikuühiskonnast kui ka siis eraettevõtlusest, võib sellega praegu rahul olla? Või te tahaksite, et tuleks ikkagi veel rohkem neid erinevaid ettevõtteid teie juurde? Selles mõttes on küsimus nagu trikiga. Mina ütleks alati, et tahaks rohkem. Mida rohkem on neid Eesti ettevõtteid, asutusi, inimesi, kes tahavad ennast proovile panna keerulises keskkonnas ja leiavad sealt võimalusi ja seda parem meile. Ainuke probleem selle juures on võib-olla see, et meie võimalused on piiratud, mis tähendab seda, et meie taotlusvoorude mahud on ikkagi enam-vähem sarnased. Ma täna ei näe paraku neid väljakutseid arvestades, mis on Eesti riigis, et me kuidagi liiguksime selle üldise eesmärgi poole, mis on maailmas seatud, et jõukamad riigid võiksid 0,7% SKP-st arengukoostööle kulutada. Need vähenemised on hetkel võrdlemisi drastilised. Eesti riigi mõttes selles küsimuses ei ole asi võib-olla nii drastiline, sest ma usun, et meile tööd maailmas jätkub igal juhul, kui me tahame seda tööd seal ette võtta. Nii et jah, ma arvan, et üleskutse ikkagi on seda, et mitte ainult, et oleks rohkem, aga et võib-olla erinevate oskustega partnereid, näiteks kodanikuühiskond ja erasektor või avalik sektor ja erasektor suudaksid rohkem seljad kokku panna, et nad oleksid suutelised teenindama suuremaid lepinguid. Et meie taotlusvoorud alati jäävad, nendes taotlusvoorudes on võimalik ikkagi kaasata, ütleme niimoodi, suurte projektide mõttes ikkagi võrdlemisi vähe raha, me alati neid projekte proovime disainida, olla ühe paremad, võtta tagasiside vastu, aga meie näiteks eelmise aasta Ukraina voorus, mis oli umbes 2,5 miljonit eurot, oli soovijaid umbes 8,5 miljoni eest, nii et ma saan väga hästi aru, et need, kes ei saanud, need on ka pettunud võib-olla selle töö suhtes, et neil ei tekkinud võimalusi, aga võib-olla
nagu meile enda nähtavaks tegemine avab meile ka nagu teadmise, et vaadake, meil on uusi partnereid, nad tahavad tegelikult minna ja siis me teame ka seda, et ahah, meil on võib-olla sellised inimesed nagu Tanel Talve, kes tahavad ka teha, tal on mingid oskused, ta tahaks ennast proovile panna ja võib-olla seda oskame meie jälle siis arvestada nagu maailmas ringi vaadates, et kas meie partneritele võiks olla tegelikult nagu tellimust ja võib-olla ka mingisugust välisraha ja me saame siis sellisel juhul välisraha kaasates proovida seda näiteks riigihankega tulevikus teha. Need on natukene aeglased protsessid, aga meil enda nähtavaks tegemine on meie jaoks ka väärtus, siis me teame, et ahah, meil on partnerid, kes tahavad teha, tihtipeale näiteks varasema kogemuse puudus võib olla miinus, et ma ei ole teinud varem midagi, aga nüüd tahaksin teha. Aga meie jaoks varasema kogemuse puudus näiteks mängib konkurentsis nagu projektidega võib-olla pigem mitte nii positiivse märgina, mis tähendabki seda, et aga sellisel juhul on võib-olla lahendus hoopis teha kellegagi koos, kes on varem teinud ja need välja proovitud projektid arengukoostöös võivad olla aluseks jätkuprojektile, et meie kindlasti tahame olla partneritega koos, kes tahavad kasvada ja areneda, alati võib-olla need projektid ei kasva edasi, aga ma toon jällegi selle näite, et Code Žõtomõr või Code Nairobi, mida täna Code proovib, on juba leidnud väga palju sellist huvi, et me saame seda nagu kasvatada. Ja meie huvi on siis ka nagu edukalt tehtud projekt muutub referentsiks, referents muutub järgmiseks võib-olla rahastuseks, sa saad näidata ette, et sa oled midagi teinud, see töötab, sellest on kasu, sellel on positiivsed resultaadid, nii et digiprojektide puhul on väga palju seda, et meil on olnud siin talendiprojekte, me nüüd alustame tüdrukute võimestamise projektiga, nii et meil on võrdlemisi suur selline ampluaa ja me tahaksime kaasa tõmmata neid kogemusi, mis Eestil on, et meie missioon ei ole laias laastus leida Tšiili ettevõtetele rakendust, et selles mõttes erineme meie niisugusest võib-olla erasektori asutusest, kes kus iganes tööd on, siis me võtame need tööd sisse või me teeme mingisuguse otsuse, et kas me seda teeme. Et meie selles mõttes oleme ikkagi oma missiooniga Eesti välispoliitika, Eesti ettevõtlus, Eesti kodanikuühiskonna ja ka avasektori nagu eest, nii et meid väga huvitaks, et avasektori ettevõtted tahaksid minna välja ja proovida oma kogemust edasi anda. Meil on siin näiteks vanglaprojekt, statistikaprojekt, tööturuametite projekt, et meil on väga palju selliseid projekte, kus seda kogemust, mis on Eesti omandanud, me anname edasi, nende sees on alati muide ka digilahendused sees, nii et see ei ole ainult reform, see ei ole ainult kuidas vanglasüsteemi jooksutada, aga seal on alati see komponent ka, et kuidas sa saad infotehnoloogiat nagu rakendada tulevikus. Ja tehniline lahendus siis ka, mitte ainult mudeli väljatöötamine? Aga ka vastupidi, et tahaks näha ka selliseid projekte, kus me oleme võtnud võib-olla tehnilise lahenduse ette, meil on näiteks täna oleme vaadanud nüüd ka teenuste poole, sest teenuste poole me ei ole liiga palju vaadanud oma arengukoostöös, tähendab teenused siis tähenduses ka digiteenused, meil on olemas Eestis ju fantastilisi lahendusi, näiteks e-tervis, just täna on siin Uganda delegatsioon, kes tulid meiega vooru ja see on täitsa tore lugu võib-olla, mida rääkida, kus oli üks Uganda poiss, kes lõpetas Makerere ülikooli bakalaureusekraadiga, vaatas kodus BBC-d ja vaatas, et mingi selline riik on olemas nagu Eesti ja teeb mingit digiasja. BBC räägib sellest, et on mingi digivärk seal Eestis. Ja siis pani teele Tallinna Tehnikaülikooli avalduse, et minna e-tervis õppesuunda. Tegi selle e-tervis õppesuuna läbi, sai magistrikraadi, praegu on doktorantuuris ja otsustas, et tema hea professor võiks temaga kaasa tulla nüüd teha Ugandasse nende parimasse ülikooli, Makerere ülikooli e-tervis õppekava. Nii et niimoodi tihtipeale sünnivad need nagu päris projektid sellisel inimlikul tasemel ja võib-olla sellest e-tervise õppekavast nüüd, kus seda proovitakse ühes kohas, on seda võimalik proovida teises kohas ja kolmandas kohas. Nii et meil on väga palju selliseid projekte, aga laias laastus meie arengukoostöö asutusena ei vaata nagu tehnilist lahendust ainult. Me tahame näha mingit jätkusuutlikku probleemi lahendust, et võib-olla selle osa on strateegia, võib-olla selle osa on arengukava, võib-olla selle osa on ennem kui tehakse tehnilist lahendust hoopis kogu ärimudeli või teenuse ülevaatamine ja siis tehakse tehniline lahendus ka. Ja teinekord me mõtleme jällegi niimoodi, et meil on olemas mingisugune reform, aga meil on olemas tehniline lahendus, mida selles projektis sees ei ole. Et kuidas me saaksime liikuda näiteks selles suunas, et me teeme lõpuks tehnilise lahendusega.
Nagu variante on mitmeid loomulikult. Muidu, kas see e-tervis on nagu lõpuks nüüd tööle ka saadud või? Eestis? Jah. Ausalt öeldes ma ei oska öelda. Selles mõttes, et ega see ka nüüd liiga ladusalt ju ei läinud, kui ma õigesti mäletan, et loodetavasti ta nüüd töötab kõikide osapoolte jaoks, sest et see, mis lõpuks ju nii-öelda patsiendile või inimesele välja paistab, on üks ots ainult, et tegelikult on seal taga ju neid osapooli rohkem. Et igaks juhuks küsin, et kas see Ugandasse nagu seda eksportida, ma tahan tegelikult sinna jõuda. Ma tahan öelda võib-olla seda, et täpsustada, mis see e-tervise eksport on. Ei, mida selle projekti raames tehakse, on e-tervise õppekava. Et see, mida nagu Tallinna Tehnikaülikool õpetab nagu nendele inimestele, kes siis neid e-tervise süsteeme ehitavad ja ma loodan, et õpetatakse üha paremini, et ka Ugandas ülikoolis osatakse seda nagu edasi anda. Et see on lihtsalt juhuslik näide sellest, et kuidas sünnib näiteks üks e-projekt, aga meil on olemas ka näiteks merendusregistri projekt, mis tuli hoopis meie juurde läbi Eesti merendusklastri, kes ütles, et me oskame sellist asja teha, me tahaks Ukrainasse panustada ja me siis lõime sellise suhte Ukraina merenduse või veeteede ametiga siis Eesti mõttes ja täna me teeme ärianalüüsi selle registri tegemiseks. Meil on täna täitsa mitu muud projekti, kuidas Ukrainlasi aidata, võib-olla peaksin ära mainima kuulaja jaoks ka Tallinna mehhanismi, et me oleme tegelikult tsiviilse küberabi koordineeri olnud, mida selles saates ei ole üldse võib-olla öelnudki, tahan, et kindlasti see siia maha jääks, et Eesti koordineerib nii sõjalist küberabi, mis ei käi läbi meie, käib läbi Kaitseministeeriumi, kui ka tsiviilset, nii et meie oleme see keha, kes seda teeb ja hea näitena võib-olla oleme pälvinud läbi sellise koordinatsiooni, mida Välisministeeriumi küberdiplomaatia juhid on ka teinud, Lauri Luht, kellest sai nüüd värskelt asekantsler, Tanel Sepp, kes tegid väga tugevat tööd küberdiplomaatia edendamiseks, et me oleme pälvinud seda laadi usalduse, et täna on meil Rootsiga koostööleping, kus me siis oleme Rootsi riigile selle Tallinna mehhanismi rakendajaks ja meil on vestlus poolel ühe teise riigiga, kes siis ka ilmselt meiega nagu liitub, et rakendab läbi Eesti, sest meil on teadmisi, oskusi ja võimekust. Ja tegelikult töö käib nagu laevaköögis, siis võib eesti keeles öelda, et selles mõttes lihtsalt... Pooleli on 130 projekti. No see on jah, üsna märkimisväärne, peab ütlema. Muidugi me räägime nüüd palju ainult ütleme sellistest edulugudest, et vaat läbi selle STV tehti seda ja toda ja oli hästi kõik. On ju alati ka oht see, et me oma sellele suurele ja heale ja positiivsele digiriigi mainele saame ka põntsu ka panna, kui me ebaõnnestume mõne projektiga. Kas on olnud ka selliseid, mitte nii häid näiteid ja suisa sellised fiaskosid, või me ei ole suutnud väga mingit vett peale tõmmata oma sellele digiriigi heale mainele? Ma arvan, et kui sa niimoodi küsid, siis otse kohe niimoodi paugust ei meenu, et julgeks nagu... No siis järelikult vist väga hullu midagi ei ole ka, sest tavaliselt positiivsed asjad ei saa nii palju tähelepanu ja negatiivne on sul kohe propelleris. Võib ka nii olla, et ma arvan, et see, mida ma võib-olla esile tahan tõsta ka viimase paari aasta nagu töö tulemusena on, et meil ikkagi nagu suhted Ukrainaga vahepeal olid väga keerulised, eriti selle digiriigi valdkonnas. Ja me oleme nagu tõsiselt vaeva näinud, et see usaldus ja koostöö heal tasemel nagu taastada ja ma usun, et me oleme selleni nüüd jõudnud. Ütlen ka, et minister Pakosta, kes oma isikliku visiidi sinna tegi, vaeva nägi asepeaminister Fjodoroviga, et seda suhet nagu taastada, et ebakõlad vahelt nagu, mis võib-olla siin edasi-tagasi kuskil avalikkuses ka lendasid, mida lõppkokkuvõttes me ju suhtleme ikkagi inimeste vahel, et need ei ole masinad ega robotid, et ega lõpuks saavad ju nendest kommentaaridest pihta inimesed, kes asju teevad. Nii et ma arvan, et meil on selles mõttes ukrainlastega uus algus ja mul on erakordselt hea meel, et me seda teeme. Et kui ma ütleks, et nagu mis on selline, mis on nüüd nagu hästi läinud viimasel 2 aastal, siis on selle nagu taastamine.
Aga seda, et iga päev projektides, igas jumala projektis on mingisuguseid nagu probleeme, siis see on, ma arvan, ka üks selline, nagu sa ise ütlesid, laevaköögi töö, et jällegi asju õigele rajale saada, et ära päästa, vaadata, kuidas on täpsemate kulutustega, et see on midagi, mis ükski asi paistab, ikkagi selle kohta käib vist see laiem lause ka, et kui sulle meeldivad väiksed lapsed ja poliitika, siis sa ei peaks kunagi nagu nägema, kuidas see nagu juhtub. Et naudi lõpptulemust ja kui asi lõpuks töötab, milliseid kannatusi see nagu osapooltele kaasa tõi parasjagu ja milliseid asju, mis läksid päris mitte nii, nagu sooviti, no ütleme, et ikka juhtub, aga ühtegi tagasinõuet ei ole juhtunud, ühtegi hanget me vaidlustuskomisjoniga ei ole kaotanud, kohtusse meid kaevatud ei ole, nii et ma usun, et me oleme loonud sellise osaliste jaoks ikkagi võrdlemisi läbi paistva süsteemi ja täna ma ei julge öelda, et kas kuskil oleks mingi kohutav nagu fopaa juhtunud, aga midagi ei ole ka garanteeritud lõpuks, et me oleme muidugi hoidunud ka, et me ei ole ühtegi suurt registrit ehitanud, et me oleme ikkagi olnud nagu seal osas, kus on nagu nõuande reformi osa, meil nüüd esimene päris 3 e-teenus said tehtud Keenias ja ühe teenuse tegemine on kindlasti väga-väga raske, aga no see on raske isegi Eestis ju, et ega see tagasiside, mis sa saad ju kohe, kui päris kõik kohe alguses ei tööta, nagu ta võiks võib-olla töötada, siis on ju päris keeruline tegelikult sellega toime tulla, et eriti veel, kui nüüd veel kusagil täitsa kaugel maal seda asja nüüd püüa nii-öelda püsti panna, et see võib olla üsna huvitav olukord. Sellist riskimise ja eksimise kultuuri kindlasti võiks olla rohkem, et kui kindla peale kogu aeg alati välja minna, siis tulemuseks, ma arvan, on ka tubli annus rohkem bürokraatiat, tubli annus vähem lahedaid nagu asju, nii et ütleme sellist riskimise ja ka andeks andmise, kui eksid, mitte nagu andeks andmine sellepärast, et pahatahtlikult tegi pahasti midagi, vaid et proovisid, andsid endast parima, aga ikka ei tulnud välja, vot seda võiks küll nagu kindlasti rohkem olla, mis annaks nagu julgust rohkem proovida ja see omakorda tooks paremaid, uuemaid nagu lahendusi. Kas teie agentuur annab andeks mõnikord, kui päris ei tulnud välja? Või siis on ikkagi jama majas ja tagasimaksed ja? Ma arvan, et me oleme ja üritame kindlasti ennetada probleemide teket, me õpime alati oma voorudest ja audititest, aga kui on nagu asi, mis ei ole nagu põhjendatud ja see on väga selgelt nagu öeldud, et selliseid asju Eesti maksumaksja ei rahast, siis me küsime ka tagasi või arvestame nagu maha lõppväljamaksest, et ega me kogu raha ka välja ei maksa, et näiteks hea näide on see, et keegi tahab ka projekti käigus kostitada oma partnereid kõvasti alkoholiga ja veel teha mingeid muid kingitusi, siis paraku peab ta seda tegema oma vahendite eest, mitte Eesti riigi vahendite eest. Nii et meil on ka, need reeglid ei ole nüüd ka ülemäära karmid, aga on oluline, et partnerid ikkagi loeksid, see kõik on väga ette teada ja kui ei ole abikõlbulik, siis me ikkagi nagu, et see ei ole nagu asi, mis kuulub nende nagu heade eksimuste hulka võib-olla, et üldiselt ma arvan, et me ei ole oma partnerite vastu ülemäära karmid olnud, me üritame koos õppida, koos kasvada, aga loomulikult Eesti seadus ikkagi lõpuks tuleb täita, nii et jah, nii me üritame nagu toimida. Aga jah, ühtegi ja ma tahan nagu rõhutada ka seda, et me hoiame selle nagu silma peale, et auditite ja kõige muuga, et ma tean, et Eesti ühiskonnas täna on väga aktuaalselt üleval probleemid seotuna arengukoostööga Ukrainas
et me oleme väga tähelepanelikud ja valvsad ka seda laadi asjade puhul ja meil on ka olemas riskimaandamismeetmed selleks, et mitte nagu sarnasesse olukorda sattuda ja meil on ka väga head suhted Eesti riigid, olles Välisministeeriumi rakendusasutus, on meil Eesti riigi õiguskaitsesüsteemiga ka võrdlemisi hästi arenenud suhted, nii et kui midagi on, siis me saame alati pöörduda, me saame alati abi ja me saame alati nõu, et oma parime me anname, aga see ongi see, mida me teha saame. Muide, nii omavahel siia saate lõppu öeldes jääb ainult meie ja tuhandete raadiokuulajate vahele, eks ole, et mis seal Ukrainas ikkagi siis juhtus, et pidite nüüd klaarima ja klattima seda asja lausa ministri tasemel visiitide ja asjadega? Mina seda alguse lugu ausalt öeldes ei tea, ma usun, et Eestil oli väga-väga hea suhe Ukrainas seoses ka sellega, et siis kui tänaseks asepeaminister Fjodorov omal ajal ametis asus, see oli üks esimesi kohti, kuhu ta tuli, oli Eesti riik, et näha, teil on siin mingi siuke värk, et ma tahan õppida. Ja siis tegi selle sama asja lihtsalt nagu seal ära, seda ka tegelikult Eesti ettevõtete ja minu meelest E-riigi akadeemia abiga, et meil ütleme selline Eesti riigi digiturundamine on, ma arvan, ikkagi nagu koos tehes võrdlemisi hästi arenenud ja RIA ehk siis Eesti Riigi Infosüsteemide Asutus ja E-riigi akadeemiaga töötavad maailmas palju laiemalt, kui ka meie töötame, aga ma ei oskagi täpselt nagu näppu panna peale sellele, mis oli see must kass, mis Ukraina ja Eesti vahelt nagu läbi jooksis, aga mina oma ametikohal võin öelda seda, et parandasime ära. No vot, ma üritan seda meie tänase saate sellist esilauset välja võluda, et oleks ikkagi klikijaid ja meie saate kuulajaid rohkem, ma sellepärast nagu natukese torgin seda teemat ka ja oleks võib-olla tõesti huvitav ju teada ka. Aga ma arvan, et Ukraina tuules täna olla on see sõjatehnoloogia, on see droonitehnoloogia, jälgida seda, mida riik täna teeb oma uue win-win strateegiaga, kus ta väga surub oma IT edulugu ka teistesse valdkondadesse, on midagi, mida tasub lihtsalt kõrvalt nagu näha, kõrvalt kogeda ja saada seda energiat ja osas ka teadmisi, et jah, tõsi on selles, et Ukrainal on täna olnud väga tugevaid doonoreid ka taga, et on olnud hea ehitada, sellepärast, et kui sul on väga tugevad ja suured partnerid olnud nagu USA, Šveits, Euroopa Liit, sul on olnud võimalus nagu ikkagi katsetada, eksida ja teha suuri asju ja see on nagu tõsiselt inspireeriv, et mina soovitan ikkagi nagu kaasas olla, mitte öelda, et me oleme siin maailma naba ja kõik peab käima nii, nagu Eestis on, vaid vastupidi, täna on võimalik seal ka katsetada ja siis mitte maksta seda kulu võib-olla, mis katsetamine kaasa toob ja tuua neid lahendusi siis ka Eestisse, et mina arvan, et see on ikkagi, et tuleb teha koos ja võib-olla see lause, mis võiks olla, on kuulus Aafrika vanasõna, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, aga kui tahad minna kaugele, mine koos. See on hea lause, millega tänane saade ka kokku tõmmata ja ma väga loodan, et me tõesti terve ühiskonnana, aga ettevõtetena, avalikus sektoris, kodanikuühiskonnas liiga õhku täis ei tõmba ennast, et meil on see kuvand digiriigil tõesti hea, me oleme seda ka teenitult saanud, aga et see ei põhjustaks nüüd selliseid olukordi, kus me lihtsalt liiga uhkeks läheme, ütleme siis niimoodi, sest uhkus, jälle üks vanasõna ütleb, ajab teatavasti upakile. Ma väga tänan Glen Järats selle saate eest, ma loodan, et inimesed said natukese targemaks, kes meid kuulavad, et mis asi üldse arengukoostöö kui selline on, sest et ega meie avalikkuses sellest liiga palju võib-olla ei räägita üldse ja tegelikult ju tagab see sellise, ütleme, meie julgeolekut ka ju ka kaudses mõttes, et me teeme koostööd väga mitmete erinevate riikidega, meie aitame teisi ja loodetavasti aidatakse siis meid ka, kui vajadus peaks tekkima, et see arenguabi teema ei ole mitte niisama ühekülgne ettevõttelt ettevõttele teema. Ei ole, see on nagu saate alguses sai öeldud välispoliitika tööriist, ehk siis välispoliitika tööriistade hulgas on kindlasti terve rida
haamreid ja siis on olemas terve rida porgandeid ja meie oleme need, kes on siis nagu porgandite pool kindlasti ja selleks on väliskaubandus, selleks on kõik seda laadi nagu abi, aga lihtsalt nagu maailma õpetada ilma midagi maailmale pakkumata ei ole kindlasti väärikas ühele riigile ja teiseks see avab Eestile uusi võimalusi, et see on ikkagi kanal maailma ja loomulikult meie kaudsem huvi on ikkagi Eesti riikluse, Eesti vabaduse, Eesti iseseisvuse säilitamine, selleks me neid suhteid teeme, selle käigus võib juhtuda igasuguseid toredaid ja positiivseid asju veel ja ma arvan, et maailmaga tutvumine tasub kõigil ära, sest Eesti ei ole midagi iseenesest mõistetavat ja meid tegelikult ei teata, isegi kui me arvame, et me oleme maailma parim riik. Nii et neid partnerlusi tuleb teha, koostööd tuleb teha ja koos jõuab kaugemale. Olukorrast digiriigis tänaseks lõpetab Glen Jäärats, Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöökeskuse tegevjuht oli meil tänase saate külaline. Aitäh kõikidele kuulajatele ja nagu ikka järgmisel korral järgmised teemad, kõike kaunist. Olukorrast digiriigis on Justiits- ja Digiministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.